советскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима. See, mis juhtus Pajus, oli üsna ebatavaline. Ma ei uskunud oma õnnetut lõppu. Ka oma armast Hallit olin korduvalt veennud, ära muretse. Minu tabamiseks pole veel kuuli valatud. Ja siis see rumalast korraldusest ning verest nõretav lahing. Teadsin, minu poistel tuleb surmaga silmitsi seista. Seeb ka ise läksin. Vaikne õhk ja nõlval kõrged kuused. Liivasel alleel, sammaldunud teel, otsin sinu nime igalt ristilt. Loodan, et mul leidmata jääb see. Vahapisarad ja kullast inglid. Ammu närbunud kuusepärgadel, tuul on põiminud sõlme valged lindid. Okstevarjud marmorplaatidel, kaugelt kostub viiulite mängu. Riisutud on teed hämaral alleel, võõrasemad kasvagu sul sõõrmeist. Suudelgu sind sirelite lõhn. Minu kõukude rahulolematus alandava orjapõlvega viis Vaarisa sünnimaast paljude verstade kaugusele Venemaa varustele, Pihkvamaale. Opočka valla Kolokova karjamõisas sündis minu isa Daniel. Ema Liisa aga Rebenite peres Duhnova valla Pelavina karjamõisas. Siin lähedal eestlaste asutatud külakeses peeti minu vanemate pulmad. Kuperjanovi perenimi tuli kaasa aga kaugest esivanemast, keda talu järgi Kupperi Jaaniks kutsuti, mistõttu Vene vallaametnik ta raamatusse Kuperjanoviks üles kirjutas. Minu sünnikülani on vallakeskusest just paraja piibutõmbe jagu vaevu läbitavat vankriteed. Lihhova. Kui
kui kord siia küngaste ja orgude vahelisse paradiisi pääsed ära mõisa alandustest, eemale kuppi ja plaksatavast piitsast. Veel tänagi Mihklipäeval, minu 113. sünniaastal, kisuks see metsik ilu mu pisarad silmist, suruks taadipõlvili poisikese lapsepõlve rajakeste ees. Mu isa ei leppinud minu ristimisega vene õigeusu kantsis, mis kõrgemalt künkalt kätte paistis. Mind sõidutati 3-kuusena 150 versta kaugusele Pihkvasse, Luteri kirikusse, talvepakasega, jõulu esimesel pühal. Nõnda suur oli soov jääda truuks isade usule. Тут живу. Сколько лет уже? Вы родились тут? С хутора мы перешли, и война началась. 7 лет мне было. Вот уже 74 Тут мне про года. эстонцев ничего не говорили. Никто не говорил. Никто не Все говорил. ушли, наверное. Это тут близости. Ну, все было раньше близко. А теперь от нас, мы в тупике, от нас никуда дороги нет теперь. Все заросло, все А где это кладбище? в Кунюне. Ну, церковь разбита в войну. Есть еще, она не обсыпавшись стоит. Ага. Это надо через Духов. Через Дубно. От нас 4 километра Кунино. Ну, теперь туда и пешком не пройти. Все заросло. Купрянов был. Да, там не Купренов, а Купрен. Но это похоже. Всё. Ma sündisin saunas, keset imeilusat loodust metsade kahinas, kus igaöiseid hirmujudinaid ulgusid vaheldumisi öökullide huigetega saagijahil näljased hundid. Külakorstnad suitsevad täna lisaks Vanjale ja Varjatarele veel 3 alalisel perel. Eestlaste pered küüditati ja nende hooned täideti uute tulijatega. Mitmed vara lahkunud lapsed ja elatunud vanad maeti siia oma viimsesse sängi. Minu isa ei leppinud laste harimatuse ja venestamisega ning vaatamata heale teenistusele pöördusime tagasi minu esiisade maale. Ema pärines Vanakuuste Küti karjamõisast. Siia Lallile ostetigi talu. Ilus maastik sarnanes igati minu lapsepõlve Lihhovaga. Emakeele tugev aktsent säädis mind koolis küll naerualuseks, kuid minu julgus, otsekohesus ja spartalik füüsis aitas kiiresti sulanduda teiste sekka. Klassikorsten peab siis seesama olema siin. Siin oli suur saal ja saalis oligi siis see, saalis küteti ja siis all olid, siin pulotsan oli vist klass oli. Ja siin keskel oli 2 õpetajatuba. Ja kantselei oli siin all ja Mahmisin teadmisi oma rahvusest Bornhöhe tasujast ega unustanud raamatuid Vene partisanide võitlusest. Raamatud aitasid mul unistada sõjamehe karjäärist, kuid sirgudes kasvas huvi oma rahva vastu
nii otsustasin õpetajaks saada, mis viiski mind Tartu õpetajate seminari. Ma ei suutnud leppida meie rahvusliku rõhumisega ning vihast saaririigi omavoli ja venestumise vastu sündis ajakiri Meie ka elame. Küll oli uhke tunne, kui kaaslased mind vahetundides peetud isamaaliste kõnede tõttu tulevaseks Tõnissoniks nimetasid. Samal sügisel alanud sõja tõttu taheti sulgeda Kambja kool, kuid nõustunud kesise palgarahaga jäeti see siiski avatuks ning seal viibimise lühikese ajaga suutsin õpilastes kasvatada tulist isamaalisust, veenda neid võimlemise tarvilikkuses ja alkoholi kahjulikkuses. Eks ole ju karskusliikumine kah võitlus. Võitlus aadeli seisuse vastu. Ei päästnud mind sõjateest ka Riia kooliinspektori kiri. Veebruar 1915. Täna vannutati mind Peetri kirikus ära. Anti pilet kätte. Olen 177. jalaväe tagavara pataljoni määratud. Teenida tuleb Novgorodis. Lipnike kooliga on lood kaunis kahtlased. Lootust vähe. Kui mind Peterburgi Lipnikude kooli määrati, oli mul õige hää meel. Iga päev tunnimõõtja täpsusega 8 tundi, neist 6 väljas platsil, teatriväljakul konservatooriumi ees. Õppimist oli rohkesti, et aega ei olnud ninagi pühkida. Minu luuretegevus vastase aladel valmistas mõlemale poolele parajat meelehärmi. Rikkusin korduvalt sakslaste öörahu, need avasid tule, hommikul kurjustasid minuga muidugi omad. See nõgestega täidetud auk asub Baranovitši asundusest 7 versta Minski poole, väikeses Kartševo külakese all, kus esimese maailmasõja 1915. aastast kuni 1917. aastani istusid Saksa-Austria väed ja lootsid vallutada Venemaa. Siit ainult 350 meetrit istus Kuperjanovi roog ja tema rünnakul sellesse samasse auku sündis kangelastegu, mis kinnitas tema rinnale. Seekord sinutajad kihab kõrtsi saal, kiirustab ja mineb täitsa segi. Ootame siit pimeduse maal, oma arusaamade elust jäta sinna, kes sinu sõnadelgi kalud alla skaal, kallab kurku oma vein ja annab minna. Ootame siit pimeduse maal, küllap teie valimist. Sündis siis kangelastegu, mille tulemusena kinnitati tema rinda Georgi 4. astme.
Taganev sakslane heitis käsigranaadi ja kaevikuni jõudnud Kuperjanov sai selle kildudest haavata. Reie ülemised kolmandikud olid kildudest purustatud. Mine omadega täitsa rappa ja sinu tegudelgi kaduda laskaal. Võta hobune ja kappa. Ootame sind pimeduse maal. Nõnda põgenedes iseennast võida ja siis kui ära kaob su enesegi kaal, jäta ratsu musta kassi seljas sõida. Ootame sind pimeduse maal. Siit kraavist läbi minnes saad mõelda ainult ühele, mis päästis Julius Kuperjanovi elu. Võib-olla see sama Valgevene kaitseingel. Siit, kui kaevik oli juba vallutatud, oma sõdurid lohistasid ta tagasi oma kaeviku poolele. Siit viidi ta hobusega raudteeni, sealt juba sanitaarrongiga Hvojevo jaama, kus oli röntgeni läbivaatus. Esimene operatsioon ja lõikus. Ja siis hüvasti kallis sa. Enne Georgi 4. olin saanud Anna, Stanislavi ja Vladimiri ristid. Nii ma naasin oma lonkavatel jalgadel Moskvast isamaale. Vööl Mauser ja mõõk. Seljakotis kalossid perele. Enamlaste võimutsemine Tartus nõudis minult tugevat enesevalitsemist. Viimasel ajal läks komissariga kahekesi teenimiseks. Lubas mind kui kontrrevolutsionääri Naissaare kindlusse tööle saata, aga ma lasksin ta staabi kirjutajate poolt õige lahkeste välja visata, mistõttu ka veel ohvitseri pagunite kandmise eest tuli vastust kanda. Saksa okupatsiooni teisel päeval laulatati mind Neiu Alliga abielurahvaks. Olime üliõnnelikud.
Eestikeelsete ohvitseride seast ei leidunud Tartumaal kedagi, kes söandunuks põrandaaluse tegevuse juhiks hakata. Pidin ise kardetud koha täitma. Sõjaväe tahtmised laostasid. Saksa ülbus alandas. Mul oli suvega kogutud suur hulk kaitseliitlasi võitluseks Eesti riigi vabaduse eest. Kuni viimaks ajalugu Saksa kullilt tiivad raius. Mind jäeti maakonna kaitseliidu ülemaks ka pärast sakslasi. За крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима, ибо она объединила... Koostasin Tartu kaitse eest vastutajatele vastuhakuplaani, kuid meie väeosad taganesid Kabu hirmus Pihkva poolt saabuva Vene punaväe eest. Ka Vene valgekaart eesotsas Ataman Balachovitšiga taganes Tartumaalt Sakalasse. Minu reservidest jäi Tartu päästmiseks vajaka. Diviisi ja teise polgu juhid olid passiivsed ja roodud istusid tegevusetult kasarmutes ning kuulasid punaste ässitussõnavõtte. Jätsime kodulinna Tartu toomapäeva varahommikul maha. Lahkusime viimastena 10 kaitseliitlasega Käreverre, enamus teisest polgust aga jõulupühiks kodudesse. Laulgen poisid praegu kõige kallimast väiksest linnast, meie armsast Tallinnast. Ehkki hallitama paegsed teed, ikka head neile need. Kui sa hulgud mööda kitsast tänavat, neiu silmad sulle vastu sääravad. Hoide poisid kuskil põleb rind, neiu maa ei jäta sind. Ainult range mobilisatsiooni korraldus oli see, mis valdade kõhklevad mehed Puurmani mõisa kokku tõi. Isamaa äärmise hädaohu nimel pidin kõige karmimaid abinõusid tarvitusele võtma. Detsembris 1918 oli olukord Eesti riigile tõeliselt halb. Puurmani lass, Tansari, Jõukur Lõdmusuur. Ülemleitnant, teil on kõneda võtta. Ülemleitnant Kuperjanov tuleb. Kuidas? Meie kaitseliitlased taganevad Viljandusse. Ei ja veel kord ei. Minu kaitseliitlased on jäävad Puurmani, kus saab pidama Eesti valitsuse tahtmine. Leitnant Kuperjanovile, luban teil asutada partisanide salka. Teie asukoht olgu Puurmani mõis, telefoniühendust pidada polgustaabiga. Käsen minu all olevat Eesti Kaitseliitu Leitnant Kuperjanovi partisani salgaks ümber nimetada. 23. detsember 1918. Liiber. Siin Puurmanis Eesti ees sureme, süda jäänitult jäine ja palk. Me Kuperjanovi kuradik oleme, mitte tolli tagane, punaseid materadas on. Just
Puurmani ja minu salgategevus oli selleks tropiks, mis Punaarmee kinni pidas. Me ei andnud punastele päevagi asu. Egas nimigi Kuperjanovi kuradid tulnud asjata. Jumalat nad ei tunnistanud. Kuradi enda käe läbi keetsime põrgutule katlal nende totraid arusaamu. Olime nõnda tõhusad, et pealetung Eesti Vabariigile peatuski siin, pealinnast kõige kaugemas provintsis, just tänu meile, partisanidele, ning levitatud kuulujutule, et meiesuguseid peatub Puurmanis tuhandeid. Seepärast küsin ma teilt, mis on vaenlase palk? Surve! Anname neile, nii et narmen. Tüdenoodid, lapsed ja lilled ja rohid ja katsid ja ajagid naerma. Tüdenoodid, ma ei küsi, kas tohib või tohib, ma nüüd lähen kaugele kaerma. Lähen ja naeran, keda ma tahan, ei enam ei keeldudes kooli. Naeran välja kübarad, matrid ja raha ja enam ei lähegi kooli. Ma lähen ja naeran nüüd enam ja ma hakkan ennastki naerma. Ma usun, et naerdavad nutmisest enam ja seda ma lähengi kaema. Kas usku uuesti sünniks, et maailm naljakas välja, kes alla elaks suren. Sul on antud, Eestimaa sul on antud. Isamaale viib see vere tilgani, viib see vere tilgani. Tegelikke samme Tartu vabastamiseks astusime juba alates 7. jaanuarist. Olime teel Woldi peale, kui saatuse tahe viis meid kokku soomusrongidega. Ega neid Viru rindelt ära lubatudki, tulid ise ilma loata. Eks seetõttu teise polgu ülem neile Jõgeval abivägesid peale ei andnudki. Minu ettevõtmisele aga olid rongid asendamatuks abiks. Eilsest veidi kahju meil küll olla võib, parem siiski see, mis ootab veel. Ühisel jõul saabusime raudratastel ja jalgsi Woldi Vaksalisse. Peksime punased hoogsa rünnakuga laiali ja võtsime terve ešeloni sõjasaagiks.
kukelaulu ajaks oli vaba ka Kärkna. Ainult tänu ootamatusele ja rongilt täpselt lastud kartetšilaengutele päästeti tähtis Jänese sild õhkulaskmisest. Tartusse jõudmine oli vaevaline. Korduvalt rikutud raudtee takistas küll edasiliikumist, kuid ülemjuhataja Laidoneri korraldus Tartu ära võtta täitis üksnes minu salk soomusrongidele. Kokku pelgalt 300 võitlejaga. Miks ei kesta terve aasta see? Teele nüüd pikk on tee, algust ja lõppusel varjab silmapiir, tundmatust lubades vaagun suur sinna, veered ja igaüht kaugustesse viib. Ainult väga jõuline, õigeaegne ning ootamatu tulek päästis seekord Tartu linna. Me lõpetasime linna krediidikassa keldris punaste korraldatud kohutavad tapatalgud. Tagasime linnas korra ja turvatunde. Suudad sa köita mind, arvasid, et suudad sa mu neid. Arvasid, et täna lõpuks armastan sind, arvasid, et täna aga ei. Kui ma näeb väsinud, ma tänagi näin. Kui ma näeb väsinud, ma näin. Kui ma näeb väsinud, ma tänagi näin. Kui ma näeb väsinud, ma näin. Olin üle töötanud maa, et ma käisin langetatud täi. Arvasid, et täna olen puhanud maa. Arvasid, et täna ei. Kui ma näeb väsinud, ma tänagi näin. Kui ma näeb väsinud, ma näin. Tartu linn oli mulle väga tänulik. Kui ma näeb väsinud, ma näin. Jälle sirutasin Postimehele abikäe ja ees ootas veel suurte tegude aeg. Mulle juleti kõnelda muredest ja rõõmudest. Astuti massiliselt väeossa, minuga taheti nõu pidada, rääkida, sest mind kui omakandi inimest usaldati. Partisanide koosseis suurenes järsult 1200 meheni. Ülemused ei tahtnud minu partisanidest midagi kuulda. Meid ei tunnistatud isegi linna vabastajatena. Meid taheti üldse ära kaotada. Ei antud krossigi palka, sest olime üks sõnakuulmatute salk. Ma nägin kohutavat vaeva, leppides seejuures kõigi alandustega, et minu väeosa ei kaoks. Vaid Isamaa kutse vabadusele oli põhjus, mis mind tõeliselt innustas ja suunas võitlusteed jätkama. Soomusrongid kandsid Elva all raskeid kaotusi. Tahtsin neile olla just selle Valga ja Elva vahelise vabaduse ahela puuduvaks lüliks. Me ründasime ühes rongidega vasemal raudteetiival, paremalt teedlast ja mööda Valga maanteed. Leitnant Einbundi kooliõpilaste ligi 300-line salk aga valgutast. Sihiks kohtumine vabas rõngus. Kokku üle 900 mehe.
vastaspoolel võitles üle 2 korra enam. Esimese lahingu lõime enne Rõngut Tilga kiriku juures. Vastupanu oli nõrk, sest neil puudus vajadus seista vihatud jumalakoja eest, eriti kui meie kartmatu pealetung nõudis lõivu isamaa iga sentimeetri eest. Saime sõjasaagiks 4 suurtükki ja 2 kuulipritsi. Suur Rõngu vabastamisega veel 3-tollise raske suurtüki. Torud keerasime ringi ja andsime nii, et suled lendasid. Sattusime seesugusesse hasarti, et kui vaenlasele muidu järele jõutud, siis istuti ilma sadulata hooste selga ja kihutati edasi. Kõrgemalt poolt algatati protsess meie kätte võidetud kahurite äravõtmiseks ja Tallinna lähetamiseks. Kuid õnneks seekord mõistus võitis. Olen Puka mõisas. Lahing oli joovastav. Tegime 35 versta võideldes maha, võtsime 7 suurtükki ja 3 kuulipritsi. Enamlased vannuvad 3-kordsete sõnadega ja lubavad kõik pihuks ja põrmuks teha, kuid edasi tulla kardavad. Vastane, keda oli pea 4 korda rohkem, ähvardas Kikka väljal minu poistega lõpparve teha. Meie kõige lootusetumas olukorras tuli mul mõte teha oma elu viimane ponnistus, sest elusalt ma end vangi ei annaks. Ma tulistasin oma Mauseri sekundiga tühjaks, tapsin vaenlase lippuri, haarasin tema lipu ja keerutasin seda teadmisega, et kohe tabab mind tappev kuul. Läksin endast täiesti välja ja karjusin: mehed, rünnakule, vaenlane taganeb, kõik püsti ja rünnakule, kõik kurat, see on käsk. Hetk hiljem nad tõesti kuuletusid. Vastane aga, punased nägid minu teost taganemise signaali ja jooksid laiali. Leidsin pääsutee, mis pataljoni päästis. Musta lipu valguses, musta lipu valguses, musta lipu valguses, musta lipu valguses. Petseri Põhjakommuuna tsiteeris: 29. jaanuaril jõudsid 40 punaväelast, kes Valka kaitsesid siia. Nemad on ühest kõige sõjalikumast polgust, kellele Pihkva äravõtmise puhul annetati punane lipp. Surmani väsinud meeste kehasoojus oli alla 36 kraadi. Näete siis, Pihkva võtsid ära, aga Kikka all said peksa. Kikka lahing oli äärmiselt õpetlik, kuidas kõige ohtlikumast olukorrast mitte ainult välja tulla, vaid materdada vastast nii, et suled lendavad. Tahad elada? Ära kaota pead ka surma ees. Kui pead kord surema, siis ära lase end tappa lamba kombel. Et kangelane olla, selleks ei peagi alati surema.
ühes soomlastest Vellede tulekuga määras kindral Laidoner uue lõunarinde juhi. Orjarahva alaväärsuskompleks alluda headele võõrastele tõukas kindrali kaine mõtlemise taha plaanile ja uustulnukast kindral Vetser määras ka uue Valga operatsioonijuhi, oberst Kalmi. Kui Kalm 30. jaanuari pärast lõunal Sangaste Vaksalisse saabus, olid minu partisanid ühes soomusrongidega juba Paju mõisa vallutanud. Jätsin 3. ruudumõisa hoonesse ja teise lähedale taludesse. Esimene kindlustas tagalat, 4. ruudu olin loovutanud juba Pukas Tõrva vabastusoperatsiooniks. Uue juhi saabumine lõhkus kogu meie senise töö ja edu asemel tekkis kummaline seisak. Alates kas või sellest, kuidas soomusrongid meid reetsid, kui lahkusid Paju mõisa kaitsest tagasi Sangaste Vaksalisse. Muidugi nägid punased meie rongide taandumises võimalust mõis tagasi vallutada ja loomulikult õhkisid nad samas kõik 3 silda meie rongide lahkumise järel. Surudes need seega tupikusse, millest 2 päeva välja ei pääsetudki. Oberst Kalm kutsus nõupidamise kokku kella 7. Operatiivkäsk number 4 määras esimese punktina vaenlase pealetungi Laatre suunalt. See sihilikult välja mõeldud vale oli eesmärgiga suunata 2 Soome pataljonis suurem Valga-Võru raudteesilda hävitama, et haarata taganejatelt sõjasaak. Veel tahtis oberst minu pataljoni reservi määrata, millega ma kindlalt ei nõustunud, sest vastutasime praegugi eesliinil toimuva eest. Et meie soomusrongid päeval soodsalt positsioonilt lahkusid, haaras koha punasoomus. Siit oli hea ülevaade kogu mõisa alale. Tartust saabunud soomlaste Nõo raudteeõnnetuse ja väsimuse tõttu ei antud mulle Paju mõisa kaitsele appi mitte kedagi ning tugev Soome pataljon suunati öömajale Laatresse. Minu leitnant Soodla valvas 80 poisiga mõisat, kartes punaste tagasitulekut, mis enne keskööd juhtuski. Ma lahkusin nõupidamiselt tagasi Paju lähedale Laane tallu. Olin ärritatud, sest andsime mõisa käest, aga ei kaotanud sugugi lootus see värskete Soome jõududega varahommikul tagasi võtta. Kell lähenes 3 öösel, kui arutelu varahommikuse rünnaku suhtes soomlaste esindajatega lõpetasin. On suhkrut mallet tassis, musti armsalt aurad tee. Ükki pahandust või pattu, enam iial ma ei tee. Võtan lonksu huulet torus, küll hästi maitseb see. Viimane päiksesaraline talvepäev minu elus soosis igati rünnaku alustamist võimalikult vara. Lausa keisrite valee, kui kogu elu nõnda. Kuid käsukuller, soomlane major Snellaman saabus alles 10 ajal. Ja ega tal käsusedelit kaasas ei olnudki. Me vaatasime üle kahurite paigutuse asukohad ja sellega asi piirduski. Mulle tundus, et ma ei ole veel ärganud, et see lühike rahutu unetund kestab edasi ning näen seetõttu vaid tobedat und, aga see polnud uni. Ja kell oli tõesti varsti 11, kuni viimaks oberst Kalmi käsk rünnakuks saabus. Не пойдет? Punased karjutasid lõunaroaks siga, ega saanud nemadki asjade käigus sotti. Punaste vastu oli meil saata suur hulk sõjamehi, kuid rünnakule saadeti algul vaid meid, partisane.
meie raudteepoolne soomusrongidivisioon istus aga Sangaste Vaksalis rongides ning isegi nende tõhusad kahurid vaikisid. Meie taga oli tulemas vaid osa ühest Soome pataljonist, sest ülejäänud 800 marssisid Mürgi sillale sõjasaagi järele. Selle asemel, et varahommikust vägevat kahurituld anda, vaikisid kõik meie raudsed torud, kuni viimaks keskpäevaks harva tule avasid. Oberst Kalmi arulagedad korraldused tekitasid minus näruse ja äärmiselt vastiku tunde. Kuid hilja oli midagi muuta. Ja ma läksin oma poistele toeks. Minu südametunnistus ei lubanud neid tekkinud olukorras lihtsalt surma saata. Olime siiani olnud üks tervik ning vajadusel olin valmis surema koos nendega. Osa neist ootas lumes ja külmas. Ootasid minu tõhusat korraldust nagu alati varem. Mul oli kohutavalt kahju. Ma sundisin end mõtlema vaid lahingule ja mõisa tagasi vallutamisele. Poisid, anname neile nii, et narmendab. Edasi! Ma võtsin 3. roodu 80 täägi juhtimise enda peale. Paremal tiival tegutses minu adjutant leitnant Piip 1. roodu 20 mehe eesotsas ja vasemal raudteetiival leitnant Saar 2. roodu eesotsas. Meid suruti tugeva tule all kohe pikali. Ma liikusin lamavaid mehi julgustades aheliku vasemasse otsa. Uurisin kiikriga vastase positsioone, kui mind tabas valus torge vasakus sõlga. Siis lõi terav valu hingamise kinni. Jalad vajusid alt. Mulle tehti esmane sidumine ja tiriti reele. See kõik näis veelgi nõmedam. Kogu see alanud päev ilma tõhusa ja harjumuspärase tööta ja kui ladusalt läks meil enne Oberst Kalmi. Rünnak mõisale aga jätkus nüüd ühiste jõududega. Peagi lahkus lahinguväljalt haavatud leitnant Piip, hukkus leitnant Saar koos kogu 2. roodu juhtiva koosseisuga. Appi tõtanud julgeid soomlasi langes samuti kui loogu heina ajal. Apperleitnant Soodla juhtis minu alles jäänud veel tegusad jõud kuni lõpuni. Juhtis võiduni. Esimestena tema poisid ees, soomlased järel vallutati mõis enne kella 5. Järgmisel päeval marssisid minu sõdurid esimestena linna. Teadsime, kui Tartu oli kallis, siis Valk oli tähtis. Suure sõjasaagi nimel planeeritud Valga vabastamisoperatsioon kukkus täielikult läbi. Diviisiülem polkovnik Puskar nimetas toimunut Lipnike lahinguks. Eks ta õieti
nii oligi. Hiljem muidugi vaikiti, sest kogu lõunarinde võõramaalastest juhtkond taandas ennast peagi ja lahkus. Nende järel ka Soome pataljonid. Kalmi ahnuse hind sai aga soolane. 34 täiesti asjata hukkunut, kelle süütud hinged mänglesid tol õhtul pajuväljade kohal kaunist virmaliste tantsu, nagu sädeleksid keerubite vihaselt vehklevad mõõgad, kes valvavad meie isamaa Eedeni aia sissepääsu ees. Päevadega lisandus neile veel 12 hinge. Ma ootasin haavatuna haiglasse sõitu 6 tundi, ega suutnud kogu selle aja uskuda, et polegi veel Tartus. Alles kell 8 õhtul nõksatas rong paigalt, et jõuda kliinikumi veel 9 tundi hiljem. Nõnda viisi siis 15 tundi kannatusi. Õnneks polnud ma enamus aega teadvusel. Mind asetati madratsile kaubavaguni põrandal, oli külm ja raputas kõvasti. Jalad kippusid ära surema. Tartu Vaksalist veeti mind kanderaamil Vallikraavi kliinikumi. Kui tänav on vaikselt valge, on sadanud jälle lund. Ma kihutan läbi linna, aga täna ei ole mul und. Need jäljed on minu jäljed ja ärkajad magavad veel. Ma kihutan läbi linna, tuul juhatab. Teadsime, kui Tartu oli kallis, siis Valk oli tähtis. Seda ma püüdsin. Jõudsin kõiki jõuvarusid kokkuvõttes veel oma kallile allile sosistada, enne kui lõplikult kustusin. 2. veebruari hommikul 5:30. Linn on vaikne ja valge ja lumi on sadanud ära. Kõik ärkajad magavad veel ja kellad ei helise täna ja kellad ei helise homme. Nii lõpebki mõttetu töö ja muinasjutt elu ja surm ja viimane jõuluöö. Paju lahingu monumendi püstitamistöödele aitasid kaasa Eesti Korporatsioonide Liidu perre kuuluvad üliõpilased. Kohapeal on käsil monumendi muldkeha ehitustööd, millest ka üliõpilased suurel hulgal osa võtsid, kandes mulda pooltünnides monumendi harjale. Vabadusristi kavaleeridel on tavaks kord aastas üleriigiliselt kokku tulla Vabadussõja lahinguväljadele. Käesoleval aastal koguti Valgamaale, kus käidi Paju ja Mõniste lahinguväljadel. Samal ajal pandi nurgakivi Paju lahingumälestusmärgile. Pidulikust toimingust võtsid osa sõjavägede ülemjuhataja kindral Laidoner, sõjaminister kindral Lill, Soome vabatahtlikud esindus ja paari tuhandepäine rahva hulk ümbruskonnast.
Nii valus meel, et tuleb venda tappa. Verd kuuma nõristada musta mullakappa, on inimene ikka veel neil velleks. Pea meeles inimene, kitsas puuris, pilus, et eksides jääb velleks ikka inimene. Kas on see hiinlane või on see venelane? leinab möödas siis, kui lõppu jõuab laev. On seinad piimjad kohvikus, kus lõpeb vaev. Maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik, kus kunagi kohtume kõik. Siin ja sõbrad, kelle näol on hurm. On elu ees ja ammugi on möödunud surm. Maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik, kus kunagi kohtume kõik. On nimed seinal nagu siis, kui lõpeb film. Maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik.